Te kuulete luigeseid uudiseid, kus uudiseid TikTokist ning mujalt maailmast toob teieni Raanar Luik. Tere õhtust, kallid kuulajad, täna on kolmapäev ning 9. aprill. Tänasel õdusel tormisel õhtupoolikul võisid paljud ning võivad paljud siiani inimesed näha TikTokis kellegi Raimps TikToki kontole laetud videot, kus keegi meesterahvas jalutab mäest alla politseibussi suunas ning ütleb, et ta käib pissil ära. Kaameramees jälitab meest alla politseibussini ning lausub, sul on 40 sekundit aega ja kaamera ees asub politseibussi taha kusele. Kaameramees suunas teda ka muidugi politseibussi peale kusema, mida mees ka teeb. Selja tagant on kuulda autosignaali ning kedagi küsimas, mida sa teed seal pahase häälega. Politseibussi peale kusemine ning oma kuriteo ülesfilmimine oli video juures muidugi kõige väiksem asi. Tegelikult valetan, kõige väiksem asi video juures oli kuseja mehe peenis, mis oli selgelt video peal näha. Eestlased lähevad iga päevaga järjest põnevama ning leidlikuma sisu suunas TikToki maastikul. Praeguseks hetkeks on video veel TikTokist eemaldamata ja videol on törts üle 4000 vaatamise. Kõik, kes täna peenist näinud ei ole või enda oma ei ole piisav, siis TikToki konto Raimps aitab teid hädast välja. TikTokis värskelt laineid lööma hakanud meie Eesti oma selgeltnägija Tene Laul, kes nii mõnegi TikToki vaataja silmis siin platvormil enda heaolu nimel olema ei peaks. Oma tänases seisundis näitas täna huvi ülesse ka TikToki luigega koos laivitamisest. TikToki luig sai mitmeid kirju mitmetelt inimestelt, kes nentisid, et Tene soovib laivitada temaga koos. Tundi hiljem on Tene oma TikToki kanalile postitanud video, pildi ja gangsta rap lauluga. Postituse pildil on kirjas TikToki luik, vabandus sulgudes avalik või teen sind maatasa laivis sinu luukeredega. TikToki luik ei saa hetkel aru, mis ta Tenele teinud on. Tundub, kas rahvas käib TikToki luigega nimega lollitamas noort naist või on selgeltnägija Tene natuke liiga palju helendavaid Shangri-La kristalle lakkunud. Tagamõtte olemasolust või mitte olemasolust olenemata TikToki luik kommenteeris, et tema vabandada ei kavatse. Rasta perekond on tänastes uudistes mitmetel teemadel. Rasta perekonna valesid on taaskord letti tõmmatud. Üheks neist on 2 klipist kokku pandud videoklipp nende reisi piletite maksumusest. Esimese peal Rasta peremaa Hanna õigustab toetatud raha kulutamist, et need piletid on kallid ja 3500 eurot kogusid nad ainult piletite tarbeks. Aga teine klipp, mis on tehtud kõvasti hilisemast otseülekandest, nendib Hanna, et kui temalt küsiti küsimust, palju piletid maksma läksid, et läks kokku 2300 eurot. Taaskordne näide, kuidas oma toetajaid lollitatakse ühel või teisel põhjusel. Teine Rasta perekonna teema on Rasta perekonna otseülekandest levima läinud klipp, kus Rasta pereisa Marti pakub kõikidele oma toetajatele, kui nad reisilt tagasi tulevad, siis saavad Martilt kanepit. Rasta pereisa Martit on ühes videos selgitamas näha, et võivad oma eelmise aasta patchist anda vabalt oma toetajatele tagasi midagi, viidates enda kasvatatud kanepile. Nali või mitte, aga Rasta pereisa Marti mainib valjult ka, et isegi alaealistele toetajatele võib seda jagada, kui nad Eestisse tagasi jõuavad. Kuid Eestisse tagasi jõudes tundub, et ootab neid hoopis lastekaitse. Täna on TikToki laetud üles Matu Finn TikToki kontole kõnesalvestus lastekaitsega, kus arvatavasti siis Matu Finn ise kõneleb Rasta perekonna käitumisest oma lapsega otseülekannete ajal, rääkides vägivallast ja lapse vastu. Kuna laps soovis pissile minna, räägiti ka roppustest ja muust kraamist lapse ees. Lastekaitse töötaja telefoni otsas mainis, et politseiga on ka sel teemal vesteldud ning nad ei saa enne midagi teha, kui Rasta pere naaseb Eestisse, sest sinna keegi neile järgi ei lähe. Rasta pere on varasemaltki lastekaitsega murelike vaatajate tõttu kokku puutunud, kuid viimane kord Rasta pere vaid irvitas asjaolu üle, postitades ka video oma TikToki kontole, kuidas neile tuleb lastekaitse külla. Soovime Rasta pere tegemistele kõike head, kui saab seda head soovida sinna. Rääkides lastekaitsest, siis tänase õhtu suurimat uudist ma teile uudisena ette ei loe, vaid tulen oma uudise persoonist välja ja räägin teiega hetke mees mehele. Triin Essilt võeti laps ära. Triin Ess kirjutas mulle eile öösel peale eilseid uudiseid kella 3 paiku, et ta loodab, et ma saan nüüd rahulikult magada
sellepärast, et ta nägi mu uudiseid ja loodab, et ma saan nüüd rahulikult magada, justkui see oleks minu süü, et temalt koostöös politsei ja lastekaitsega võeti laps ära. Ja ma kirjutasin selgelt ja miks ma oma sellest persoonist siin üldse välja tulin, et sellest nagu rääkida, sest nagu asi on sittakanti fucking tõsine, eks ole. Ja see ei ole kuskilt otsast nali enam, et isegi eilsed need uudised, mis ma tegin, ma lihtsalt fucking röökisin, sest ma olen nagu nii pahane selle kogu olukorra peale, et mida see laps seal nagu kannatanud on ja see ei olegi nagu minu asi torkida, kellel, kuidas, mis peredes, mis käib, aga kust see läheb nagu minu asjaks või üleüldse kõikide asjaks on see, kui te teete seda avalikult, eks ole. Et see on nali, see on Triin S. enda fucking kiri, et sorry. Palun vabast, ma unustasin oma prillid pähe endale. Et see ei ole mingisugune nali, see ei ole mingisugune teema, see on konkreetne Triin S. enda poolt kirjutatud, kirjutas, et talt võeti laps ära. Ja mind häiris nagu see kogu mõte selle juures, et mul on nii fucking kahju, et inimene saab aru, sest ta tunnistas, et asjad läksid üle piiri, et inimene saab sellest alles siis aru, kui on nagu päris, mingisugune reaalne käik juba tehtud, vaata. Ja ma kirjutasin talle ka seda, et ei, ma ei poolda seda, kui sa siin mingisugust empaatiat otsid, siis kohe kindlasti mitte. Ma võin seda enda osapoolt ette lugeda, mis ma talle kirjutasin. Seda enda osapoolt ette lugeda. Ühesõnaga, väga mingisugustesse sügavatesse teemadesse ei lasku, aga mis ma talle vastasin lihtsalt. Minu omaenda input, mida ma olen rääkinud ka 1000 korda. Triin kirjutas mulle selle šokeeriva uudise ja ma kirjutasin talle vastu, et tead, Triin, ainult hea meel. Kurb, et sa ei suutnud end kokku võtta ja Miku oli olulisem kui su lapse vaimne tervis, aga ainult hea meel, sest see, mis ma tänasel ette lugesin, ajas südame pahaks. Ma pole iial kellegile halba soovinud, aga siiralt see on üle mõistuse, mis toimus. Loodan, et see on mingi wake-up call, et end sirgu tõmmata. Ühe asja, mis ma siit tema poole pealt ette võin lugeda, on see, et läks üle mõistuse, ja kirjutas, et saate nüüd vaid käse selle üle plaksutada. Just kui jällegi see oleks nagu asi, mida ma oleks terve fucking aeg tahtnud, et talt võetakse laps käest ära, sest ühesõnaga ma jätkan sellega, mis ma kirjutasin. Nagu ma ütlesin, kahju, et sul kui emal oli vaja, et asi nii kaugele jõuaks, et aru saada, kui putsis see teema on, aga siiralt ainult hea meel, et nii läks. Nüüd on sul võimalus end reaalselt korda teha ja sellest TikTokist eemale hoida, et oma laps tagasi saada. Aga kui sa siit mingit empaatiat praegu otsid, siis lapsevanemana ma ütlen, et tal on igal pool mujal parem kui seal. Tõde on valus ja peab ka olema. Tee korda ennast. 1000 korda olen sind nende naljauudistega hoiatanud, 1000 korda olen ma sind noomitanud selle pasa koha pealt, mis sa teed. Aga ei, mina olen ju alati õel ja paha, eks ole, et sinust pole kunagi asi. Et lõpeta joomine, lõpeta TikTok, lõpeta see mikupask, lõpeta need ained, tee korda ennast ja sul on veel tuleviku. Asi algab sellest TikToki kustutamisest, eks ole. Ja Triin ütles, et ta kustutas ise TikTok ära. Ma rohkem seda edasi loe, ma rohkem seda sügavamalt ei torgi. Aga kuna ta ise siukse info mulle letti pani ja nii edasi, siis ja kuna see nagu seda eilset ka tugevalt puudutas, siis ma otsustasin, et ma selle lükke teen. Ma mõtlesin päris pikalt ja laialt, kas üldse seda mainida, kas üldse sellest rääkida. Aga jah, nii on. Ja ise ta selle olukorra tekitas. Nii et nii on, see on tänane seis. Ma siiralt loodan ja ma tahan, et minu input selle koha pealt oleks nagu see, et ma tõesti olen Triinu hoiatanud. Ma olen rääkinud sellest mingisugune 1000 korda temaga igasugustes otseülekannetes asjades ja alati ta sülitab selle peale lihtsalt või siis leiab mingisuguseid vabandusi ja asju ja kogu aeg on see, et ei, tegelikult pole nagu häda midagi. Ja siis läheb paar päeva mööda ja siis on jälle mingisugune klipp kuskilt väljas, et seda oli teada, et kuskilt maalt see nii peab minema. Kõik, mis ma teha üritasin, oli koputada natukene mõistus pähe. Kõik, mis ma teha üritasin, oli lihtsalt koputada natukene mõistus pähe, et seda asja avalikult nagu, ma ei saa pealtvaataja olla sellel asjal lihtsalt. Ma ei saa seda paska jälgida, ma ei saa seda paska vaadata niimoodi lihtsalt, et okei, eks tee ajaga oma asja, igal ühel oma huvid ja hobid, eks. See päris nii ei käi. Ja ma tahan, et oleks ka selge, et ei, ma ei soovinud seda, et ära võetakse mulle väga kahju lapsest selles kogu olukorras ühtepidi ja teistpidi, et see ei ole nagu talle kohe kindlasti mitte kerge ja ma loodan ainult kõike paremat ja ma loodan siiralt, et Triin võtab ennast kokku. Ma soovitasin tal TikTok ära kustutada, Triin ütles, et ta juba kustutas oma TikToki konto ära, aga tal on varukonto ka ja ma soovitasin tal sellega ära kustutada, sellepärast et vastasel juhul
mõne nädala pärast Siisu tagasi ma rääkisin talle ka veel sellest, et jaa, see ongi igav elu, et sa ei saa seda tähelepanu ja sa ei saa seda pulli ja putsimist ja mis iganes see TikTok pakub, noh, kellel mis iganes omad põhimõtted on, miks nad siin on. Et jaa, see on igav ja raske ja mis iganes, aga see ongi nagu see koht, kus lihtsalt kustut ära, hoia eemale sellest sotsiaalmeediast ja pinguta kõik selle nimel, et tõestada iseendale, tõestada kõikidele teistele, tõestada oma lastele, et sa saad paremaks. Et selle koha pealt ma soovin ainult head. Ja see on nagu, jah, et tähelepanu peaks olema 100% sellele, et see, ei tähelepanu ei peaks olema 100% ainult lapsel, nüüd tähelepanu peaks olema sellele, et alustada sellest, et võib-olla natukene aega lapsest eemal olemine teeb nagu pigem head, et teeb natukene seda mõistust pähe, et saab ennast korda teha, et selleks hetkeks, kui tal on lapsega kokkupuuted, siis noh, ta on nagu ise tublim, eks ole. Et praegu nüüd hakata mingi ainult lapse peale keskenduma, et ühesõnaga, pole minu asi, jällegi soovin selle koha pealt kõik head ja miks ma selle üldse täna teemaks tegin, on see, et olgu see õppetund kõikidele teitele lastevanematele siin TikTokis oma lastega koos ja mis iganes, et eriti veel selliste lollustega. See ei ole esimene ema, kellelt on siin lapsed ära võetud ja nagu süda läheb pahaks. Nii et ma loodan, et teevad ennast korda, ma loodan, et saab see asi jonksu, ma loodan, et läheb ainult kõik hästi, eks. Triin ise kirjutas mulle. Aga täpselt nii, nagu ma Triinule ütlesin, mul on ainult hea meel, et sihukestele asjadele reageeritakse juba ja nagu ma olen eemaldanud ennast, mitte et ma oleks nüüd mingisugune kuradi maailma parim isa, kindlasti on paremaid, aga lihtsalt juba selle TikToki tegemise koha pealt, eks ole, et ja siin on muidugi need küsimused, et aga mis su lapsed sellest arvavad ja mis see ja mis teine ja kolmas ja need küsimused käivad kõik ka mul peas läbi, aga põhiasi on see, et lõppude lõpuks ma olen isegi inimene, ma saan teha ise oma otsuseid, millega ma tegelen, mida ma teen, eks ole. Kui tuleb see aeg, et ma ei saa enam teha mingisugusel põhjusel laste, siis ma lihtsalt ei tee. Nii lihtne on. Täna ma saan teha. Ma olen ehitanud omale siia mingisuguse stuudio, mis on eraldi seisev veel mu korterist. Ja lisaks, kui mul käivad lapsed külas, siis ma ei tee nendel aegadel laive. Ma teen nagu mega harva mingisugust laivi, siis kui mul on lapsed kodus. Väga-väga harva. Et üldjuhul ma lihtsalt siis lähen nendega koos varem magama ja kõik kogu muusika, eks. Aga niimoodi, et mingisugused joodikukaltse ja mingid pidusid ja mingid aineid panna, et laps teisest toast telefonis mängib üksi oma ette, vaat see on nagu asi, millest ma aru ei saa, et see on too much. Ja ma loodan, et need inimesed saavad ise sellest aru. Nii, rohkem ma seda teemat ei torgi, see on see tänane pommuudis ja tahtsin lihtsalt ära rääkida selle niisama normaalselt, mõistlikult, et nii on, nii läks. Tema enda poolt pärinev info, enda poolt mulle kirjutatud. Et ei ole mingisugune välja mõeldud kraam. Ja ei, ma ei plaksuta käsi, aga samas ma plaksutan käsi, et jah, tuli, mis ise endale kaela kutsunud on. Mis mängib laps, et siis politsik otsid. Ja ma nägin seda klippi, ma röökisin eile selle kogu olukorra pärast. Ma karjusin, ma tegin kisa selle pärast. Ma tean, selle pärast Triin lõpuks ka kirjutas. Aga need olid luigesed uudised ning mina tänan.